Juhul, kui te soovite oma esitluse salvestamisel muuta ka näiteks faili tüüpi, mis siis vaikimisi on esitluse fail, siis selle jaoks tuleks jällegi võtta failmenüü ja seejärel salvesta kui. Nüüd see on teile juba tuttav aken, siin me muutsime nii salvestamise asukohta kui ka nime ja see alumine, näete kastikene, mis meil puutumata jäi, on salvestuse tüüp. Ja vaikimisi on siin ODF ehk siis Open Document Format esitlus ja näete laiend on ODP. See on siis nii-öelda selle Impressi enda või siis avatud dokumendi formaadi esitluse laiend. Ja siit te võite siis salvestuseks valida mõnda muud formaati. Näiteks juhul, kui ma soovin ta salvestada mallina, ehk siis edaspidi kasutada alusena uute siis presentatsioonide loomisel. Ja samamoodi on siin näiteks olemas ka valik salvestada Microsoft Office'i formaati, näiteks võib-olla 97/2003 versiooni formaat, mis on näete lõpust PPT, või siis ka tihti kasutatav PPS, mis on automaatne esitluse käivitamise fail. See tähendab seda, et seda faili avades näiteks töölaualt ei avata üldse mitte programmi, vaid avatakse kohe esitlus. Ja näituseks ma selle siis valingi siit. Saate jällegi määrata kohta, vajadusel muuta nime ja seejärel nupule salvesta. Nüüd, nii nagu ikka, kui te LibreOffice'is salvestate oma faile Microsoft Office'i formaati, siis teilt küsitakse üle, olete te kindel? Ma ütlen jah, olen kindel, salvesta valitud vormingusse. Ja nüüd, kui see salvestus on ära tehtud, siis olengi muutnud faili formaadi. Siit ülevalt nurgast on see näete ilusti näha, et nüüd on tal lõpus PPS ehk siis PowerPoint Show spetsiaalne faili tüüp, mis lubab kohe esitluse käivitada.